Nii, tere õhtust. Mul näitab kell peaaegu kohe 8, aga ma arvan, et ei ole viga, kes hiljem jõuavad, saavad ikka osa. Meie tänasest tooteõhtust siis mina olen Kaisa ja tänane põhiline teema on meil uus näoordussari Skin Nutrition ja pluss lisaks veel põnevaid lugusid ja pilte, nii et püsige lainel. Aga kuna meil on siin eelnevalt veel kokku lepitud Reginaga, et ta on mul suureks abiks, et vahendada siis Artistry ülemaailmset koolitajat Michelle Taljardi Brenner oli ka veel otsas, sest ta nimel tema siis paneel diskussiooni ülejäänud siis maailma liidritega selle näoordussarja teemal. Ja ma ei tea, Regina, kas oled valmis? Võime juba alustada äkki? Jah. Väga tore. Ja, et siis mõned küsimused, eks ju. Vaata, kuulete mind, jah? Ja, hästi kuuleme. Ise ma olen praegu mul on nii halb valgus ja lastega käisime metsas suusatamas ja sellised sportlikud. Aga jah, et asume siis küsimuste juurde. Et Amway'l on lisaks Skin Nutrition sarjale kõrgtehnoloogiline Supreme LX sari, mille poolest nad erinevad. Aitäh. Kõigepealt ma ütlen, Regina, sa näed väga hea välja. Tubli spordi selline energia on sees, see on väge. Ja teiseks lisan, et Regina on ise seda sarja väga mitu toodet nüüd juba tükk aega ka kasutan, nii et oma kogemus olemas. Ja see esimene küsimus just, et on ju meil olnud see väga kõrge tasemeline Supreme LX, et nüüd siis see Skin Nutrition, et mille poolest ta siis parem on või kuidas neid võrrelda, mida eelistada, et tegelikult nad on täiesti erinevatel nii-öelda otstarbeks tehtud tooted, et kui Supreme LX-i on sees selline väga peen komponent nagu kardiolipiid, mille ülesanne on panna nahk 10 aastat nooremana töötama, ehk siis seda rakuenergiat muuta naha sees. Ja tegelikult Skin Nutritionil on see siis lifting või renewing, et tema ülesanne ongi siis pinguldada, tõsta olemasolevat seda näo nii-öelda seda rakustruktuuri oma väga erilise proteiiniga. Et natukene võib-olla segased, aga põhimõtteliselt on see, et Skin Nutrition, tal pole seda kardiolipiidi sees, ta ei pane nahka 10 aastat varem nii-öelda toimima, aga temal on siis ees fookus pinguldada ja tõsta olemasolevat struktuuri nii-öelda, et midagi ta seal sees ei muuda. Ja mida soovitas Michelle, et neid nii-öelda kombineerida on nagu kõige parem, et näiteks ühte hommikul, teist õhtul mõned sellised kuurid teha, et neid võib kombineerida, et see on siis põhiline erinevus, et mis kellelegi sobib. Võt. Et siis järgmine küsimus, et kas varastes 20-ndates noored peaksid kasutama juba Skin Nutrition renewing või lifting tooteid? Ehk siis on paljud noored mõtlevad ka just seal varastes 20-ndates, et nii võimsad tooted on ju kordsude areng nii-öelda hakkab tegelikult pihta, aga Michelle ütles jälle ilusti, et noortele ideaalne sari on hydrating ehk see niisutav sari, et nende nahk alles kasvab, areneb, et ärme rutta ajas ette, anname neile aega nii-öelda kasvada, taastuda, et seal muidugi oleneb, et nahatüübid on erinevad, mõnel on hästi palju päikesekahjustust, et seal tuleb nagu läheneda selle poole pealt, aga ikkagi sellised noored seal 20 alguses põhiasi on ikkagi niisutus, et võiks selle juurde pigem jääda. Aitäh. Ja siis kas nahale on parem kasutada pidevalt samu tooteid või tuleb neid aeg-ajalt vahetada? Et see
On hästi sage küsimus, et kes on leidnud nagu omale sobiva sarja, oma sobivad tooted ja ei näegi põhjust, et miks ma peaksin need vahetama. Aga jällegi see suurepärane Michelle, et on väga-väga esiteks lahe särav naine, aga see tarkus ja kõik see kogemus selle artistri käest ütles, et tegelikult nahk on nagu organism. Me vajame mitmekülgset toitu, me vajame erinevaid nii-öelda maitseelamusi ka nahale ja ta ütleski, et tegelikult neid võiks omavahel kombineerida, ehk siis näiteks selle sama Skin Nutritioni sarja, et vahepeal on lifting, vahepeal on renewing, mõnikord hommikul võtad niisutava, mõne saunaõhtul tahad äkki just kergemat niisutust või siis kasvõi selle, kui on olemas see Supreme Elixiga kombineerida. Ehk anda selliseid erinevaid maitseid või tooteid õigemini erinevate komponentide ja sellise struktuurilt erinevaid kreeme või siis ka näovahtu ja toonikut, et nahale see sobib ja temale ja näiteks just seerumitest, kui rääkida, siis ka just aastaaegade vahetus on selline hea koht, kus siis muuta näiteks kas C-vitamiini seerum selleks Signature Selectiks ehk see, mis on see personaliseeritud, et just C-vitamiini seerumiga ka teha selliseid kuure, ja ta just rõhutaski, et 1 kuni 2 kuud, aga hea eriti, kui on aastaaegade vahetusel. Nii et julgelt võib katsetada. Järgmine küsimus. Kas Skin Nutrition tootesari on täielikult säilitusainevaba? Et see on selline küsimus, mida paljud ju, me teame, et artistri tooted on kõik absoluutselt puhtad, nad ongi naturaalsed, alusained on absoluutselt naturaalsed, otse seemnest, sinna purki ta jõuab, ka kosmeetikas, siis ka toidulisandites, et selle, ütleme, parabeenid, mis tekitavad mõnel suurt kõhedust, et üheski artistri tootes seda sees ei ole. Küll aga isegi on tehtud uuringuid, et see parabeenid, nad ei ole ka nii ütleme, ohtlikud, kui on seda uuringuid tehtud, aga kuna inimestel on ikkagi see hirm, siis artistri seda ei kasuta. Ja kuna on tegu siis väga puhta toote, naturaalse tootega, siis ikkagi seda säilitust on vaja sinna, sest et muidu me ei saaks seda isegi sealt, ütleme, kui ta valmis saab seal üle Atlandi, et selle ajaga ta jõuaks isegi siia, et juba seal võivad tekkida mingid seene või bakterite kolooniad, kui seal ei ole midagi, mis säilitaks ka seda puhast toodet, ehk need säilitusained, mis seal sees on aastakümned uuritud, täiesti ohutud nahale, kõige nahasõbralikumad, katsetatud ja seda on nad tõesti pikalt kasutanud ja leitud, et see nahale ohutu. Nii et seal on säilitusained, aga need puhtad. Aitäh. Ja milliseid tooteid võiks kasutada rasuse naha korral? Et rasune nahk on selline üsna ütleme, see ei olegi nii komplitseeritud, võib-olla rohkem inimesele ebamugavust tekitav, ma tean ise, mis on, aga tegelikult see on selline vastuoluline, et rasune nahk vajab niisutust ja eriti palju sellepärast, et see on selline naha kaitsereaktsioon, et ta justkui hakkab oma sees nii-öelda nahale tootma seda rasu, et teda võimalikult palju niisutada, mis tegelikult tähendab, et nahk on kuiv. Ja sama mure on ka aknega, et miks see akne tekib, see rasu tootmine niivõrd suur, sest nahk on tegelikult kuiv ja kõige nagu hästi, ütleme, niisugune kurb asi ongi see, et akne puhul nad hakkavad seda näonahka veelgi rohkem kuivatama ja siis tegelikult on selline nõiaring, et mida nahk vajab, on tegelikult niisutus, et see vedelik siin säiliks nahas ja siis niisutusest me räägime alati, sest tegelikult see ongi number 1, olenemata vanusest, olenemata naha probleemist, olenemata sellest murest, ehk et rasusele nahale ikkagi alustada ka niisutusest.
Ja siis, kuidas teada, mida eelistada, mitsellaarvet, puhastusvahtu või make-up remover kreemi? Et paljud, kes alles võib-olla sinna maailma astuvad, et hakata nüüd korralikult seda 3-astmelist puhastust tegema, see tekitab päris suurt segadust. Ma olen täiesti kindel, et kui valikus ongi mitsellaarvesi, siis see, nagu sa ütlesid, see puhastusvaht ja nüüd on meil ju make-up remover see tuubis, eks, et tegelikult Michelle ütles hästi, see on puhtalt eelistuse küsimus, mida keegi on harjunud, kuidas meeldib talle seda kasutada. Paljud noored armastavad väga seda mitsellaarvet, paljud ootasid, millal meile tuleks see turule lõpuks ometi. Ja tegelikult ta ütles, et võiks olla nii, et kes kasutavad väga tugevat make-upi ja näiteks silma ja huule make-up, et see make-up removeri tuub on ideaalne just neile, kellel on ka selline tugev jumestuskreem päevasel ajal. Kellel ei ole niivõrd tugev make, siis see täiesti eelistatud, kas siis puhastusvaht või mitsellaarvesi ja tegelikult ei ole ka keelatud, kellele meeldib see make-up remover, kes ei kasuta ka päeval make'i ka võib kasutada. Et see lihtsalt valik ja eelistuse küsimus. Pole õiged ja valesid. Järgmine küsimus, et kui Skin Nutrition Renewing silmakreem tekitab silmaärritust, mida soovitada? Et kuna allergiaid on ju meil väga erinevaid, inimeste organismid on väga erineva tundlikkusega, kõigele võib tegelikult olla ka allergia tekkida, et kedagi siin ei saa süüdistada või midagi, aga mida tuleks kindlasti nagu välja selgitada, et kuna me teame, et see Skin Nutrition ja üldse artistri toodang, et nad on läinud nagu minimaalne allergia selline ärritustase, kõik, et võimalikult nahasõbralik, silmasõbralik, et tegelikult kõiki neid kreeme võib ka kontaktläätsedega kasutada, siis esimese asjana, kellel see tekib, võiks küsida, et kui palju ta seda doseeris. Et see kogus tavaliselt on oht see, et alati võetakse palju, et kuna need kreemid on kõik kontsentraadid ka samamoodi nagu muud tooted, et no tõesti ainult siuke riisitera suurune tükike pooleks teha, et kui anda siukene mõõttühik, et oleks ideaalne. Ja teine mure või probleem, mida sageli tehakse, on see, et pannakse ikkagi, kui on meil see sarnaluu, kulmuluu, et ainult sinna peale väga õrnalt, et mitte minna liiga siia silmalao lähedale, et siis on ikkagi ka see oht, et see ärritus võib tekkida. Aga kui nüüd on ikkagi see renewingi sobis näiteks, kuna ta on ikkagi hästi tihke, ta on komponente rohkem, siis eelistada võib-olla hydrating ehk seda niisutavat silmakreemi, mis on väikses tuubis ja ta ongi, nagu ma ütlesin, vähem komponente, palju kergem, õhulisem, aga ikkagi jälgida, et panna seda võimalikult kaugele silmast ja ta ise selle silmalihast toimel, ta liigub sinnamaani, kuhu ta peab ja teeb oma töö siis seal ära. Nii et neid asju lihtsalt jälgida, aga võib tekkida. Millised Skin Nutrition tooteid kasutada väga tundliku näonaha korral? Et väga tundliku puhul, nagu ma ütlesin ka, et see silmakreem, see hydrating, et ta on kergem. Samamoodi võiks ka siis näonahale valida selle niisutava sarja, mis on õhulisem, vähem erinevaid neid toimeaineid ja isegi tõi välja sellise asja, et alustada puhastusvahust ja kreemist ja näiteks nädal aega teha ainult sellist komplekti ja hiljem nädala pärast proovida juurde panna sinna vahele siis seda toonikut. Et tegelikult me oleme kogu aeg rääkinud, et toonik on ülioluline, valmistab naha ette ja ta kaitseb ju seda, tegeleb selle naha mikrobiomiga, aga ikkagi, kui on väga tundlik nahk ja korraga panna need 3 kihti peale, et siis ikkagi tähtis proovida niimoodi, et kõigepealt puhastada ja siis see näokreem peale ja siis, kui nägu on juba harjunud, siis lisada vaikselt proovida seda toonikut. Nii et see on siuke konsultatsiooni teema, et võib-olla jällegi täpsustada, kui palju ta mingit toodet kasutab, et kui võimalik, ikkagi 3 aastat
aga kui kuidagi ei saa, siis alustame 2-ga. Nii et see võimalus. Siis viimane küsimus, et mida tähendab artistri jaoks clean beauty? Et clean beauty, et see on selline mõiste siis ju, mida väga paljud kosmeetikatootjad ju võiks ja tahavad kasutada, sellepärast et see ju ütleks kõik, ta on puhas, ilu ja tegelikult Michelle võttis selle väga hästi kokku, et artistri jaoks on see nagu selline pakett, et artistri vastab alati inimeste soovidele, mida kliendid tahavad ja tegelikult see hõlmab sellist kogu, ütleme, tervis, edu, turvalisus, puhtus, et see kõik on kokku selline puhas, kuidas ma ütlen siis niisugune mõtteviis, elustil ja veel lisaks, et nii artistri või teised andmetooted on ju, nad väga-väga jälgivad seda ökoloogilist jalajälge ehk siis kõik need pakendid on taaskasutatavast materjalist, on toodetud roheenergial, kõik pakendid, lisaks on nad biohajuvad, ökoloogilised, et need on kõik tõesti kontrollitud, mitte need ei ole lihtsalt sellised vau-sõnad, mida lisada. Ja pluss veel see, et see seemnest pudelisse minek, et ütleme, räägin näokreemist, et Nutrilati põldudel kasvatatud seemned või siis taimed, millele iga seemnel on oma sünnitunnistus isegi, et nad jälgivad seda kogu etappi väga kontrolliga, et sinna ei saaks ka mingi kahjustunud näiteks, ma ei tea, kuidagi kasvamise ajal juhtunud selle taimega, et see kõik vaadatakse üle ja veel lisaks, kuna artistri tahab, mitte ta ei taha, vaid ta ongi ajast ees ja kõik need high-tech ehk sellist tõesti väga kõrgtehnoloogilised, et ma isegi paljud ei kasuta kosmeetika kohta sellist sõna, et kõrgtehnoloogiline, mis seal siis saab olla, aga tegelikult seal kasvõi see kardiolipiid, need hüaluroonapped, mida artistri on juba aastakümneid kasutanud oma toodetes, et millele alles nüüd jõutakse järele ja tehakse fütoained lisaks kosmeetikasse juba lisatud, et nad lihtsalt on ajast ees ja pakuvad klientidele seda, mida nemad tahavad ja pluss muidugi oleks peaaegu unustanud, et see on ju vegansari, mis on väga paljudele väga oluline punkt, et oleks vegan ja et poleks siis loomi kasutatud selles protsessis, et see kõik on tähtis, see loeb üha rohkem ja artistri jälgib seda. Nii et ma arvan, et see clean beauty ongi sellega nagu kõik kokku võetud siis. Nii et aitäh, Regina! Ja super. Ja väga head vastused ka. Ja no palun, et niisukeses heas vahendaja rollis veel, et tõesti see paneeli diskussioon oli selline informatiivne ja mis meil sai kokku siin 9 küsimust nagu välja valitud, et ma loodan, et kui kellelgi nagu on tekkinud veel juurde küsimusi, et mida me ei arutanud absoluutselt, et siis kindlasti võib küsida siis oma kutsujalt või siis ka vaatame, kui kiirelt niimoodi tuleb pähe, et siis kas või kohe siin samas arutada, aga ma ütlen, et see oli nagu põhiinfo, nii et suur aitäh, Regina, ka sulle, et sellise toreda intervjuu eest, et aga siit me läheme kohe siis edasi. Jah, vabandust, ma korraks selle sama teema juurde küsiksin, et ma saan õigesti aru, et Kaisa, et selle toodete vahetamise juures sa pidasid ju silmas, et seda toodete vahetamist Skin Nutritioni sarja sees. Et mitte, et tähendab, et artistri tootega ei ole ju mingi probleem, et kui me kasutame, me ei pea hakkama mingi teise firma tooteid ostma, et me võime julgelt kasutada aastaid artistrit, aga et seda vahetust sa pidasid silmas, et erineva siis sarja, et kas siis renewing ja hydrating või midagi neid segamini kasutada, eks ju? Just, et sarjasiseselt. Ja see sõna just, et täpselt nagu sa tõidki näite, et kuna kõigil nendel artistri toodetel on alusained on samad ja et ma ei mõelnud, et hoopis mingid muud firma toodangud, et see esiteks me ei anna garantiid kunagi, kas need omavahel sobivad, et ikkagi ainult selle
Skin Nutritionis ja seal on tegelikult see valik päris suur, et isegi kas sa niisutad, sa tõstad, sa uuendad, taastad nahka, nii et valikut on. Ja, aitäh. Just. Nii, aga tegelikult Silja Talis, et ma jätakski äkki teile sõna, et ma saan aru, et sealt tuleb midagi ilusat meile nähtavale kohe, rääkides mitmekülgsest toitainest nahale ja kehale ja vaimule. Ja, et nagu Kaisa väga hästi ütles, et see Skin Nutrition, nagu see sarja nimigi ütleb, et see on tegelikult ongi nahatoit. Ja selle sarja sees nende erinevate kreemidega, toodetega vaheldumine, et see on ka natuke nagu see, et Michelle ütles ju ka väga toredasti, et ei taha ju iga päev sama toitu süüa, et nahale ka, et andke näiteks kuu aega ühte, siis vahetage näiteks niisutage, siis andke midagi muud. Ja toiduga täpselt samamoodi, et ütleme, selle tervisliku ja teadliku toitumisega me saame oma nahaseisundit ju väga palju muuta. Ja selle nahatoidu juurest tulekski siis nagu päris toidu juurde, et meil on siin ju väga unikaalne, väga tõhus ja väga üliprofessionaalne terviseprogramm HealthPoint. Ja täna me pikemalt nagu HealthPointist kui niisugusest ei räägi, sellest tuleb edaspidi, järgnevatel tooteõhtutel jälle juttu. Aga mida ma tahaks lihtsalt näidata, et mõtlesin, et jagame mõningaid pilte, et kuna HealthPoint on tegelikult terviseprogramm, millega kaasneb kaalu langemine, kui inimesel on seda vaja. Samas võib ju alustada teha seda programmi ka nii, et sa kaalu ei langetagi. Ja tihtipeale inimesed ütlevad, et see programm on raske või et ma ei taha alustada, ei julge alustadagi, et ma ei saa, et see kõlab, ikkagi arvatakse, et see on dieet, aga tegelikult ta ju dieet ei ole, et me näitaks lihtsalt mõned pildid, mis ma olen ise telefoniga siis pildistanud meie toite, et näidata, et mida saab süüa, kui rikkalik on 2 toidukorda päevas ja mõned väiksed pildid veel. Et ma lihtsalt natuke kommenteeriksin. Siin on lihtsalt üks salat, et kuna HealthPointi mõte on see, et me toitume tasakaalustatud, see tähendab, et ükski toidugrupp ei ole välja jäetud, et kõik toidugrupid on esindatud, süsivesikud, valgud ja meil on oluline, ühesõnaga meil on oluline erinevaid kindlasti süüa valku, süüa puuvilja, süüa aedvilju ja süüa rohkelt salatit. See juba krutid, jah, et ma lihtsalt oleks kommenteerinud siin, et mis siin on, et nagu te näete, et iga taldrikutäie juurde käib salat, siis siin näiteks mozzarellat saab süüa, mis on valguprogramm. Ei olnud jäätis või? Ei olnudki jäätis, jah. Oi, läks juba, ma ei jõudnud nii ruttu rääkida. Et selles mõttes, et mis on nagu, ütleme, et valk on siis liha iga selle taldrikutäie juures. Ja siit sa võid nüüd edasi keerata. Et siin konkreetselt näiteks on meil kanaliha juustuga üle küpsetatud ja siis on salat, on salati sees, mina armastan väga teha seda, et roheline salat ja salati sees on ka tihtipeale panegi selle aedvila, näiteks kas riivin porgandi või siin antud juhul on kurk, roomasalat ja salati sisse on pandud ka õun. Nii et puuvili kui selline, mis on kohustuslik osa, läheb ka salati hulka. Siin on näiteks selline, et salat on siis krevetisalat, seal on ka salat, seal on krevetid, seal on tomatid selle sees, natukene on hapukoorega, õrnalt majoneesiga, väikse mingi poole teelusiga, aga majoneesiga maitsestatud hapukoort pandud pea ja siis pooleks lõigatud muna näiteks valguks sinna juurde. Siin on üks ühe käega tehtud omlett, see on meil jääkidest näiteks, oli vist lõuna või õhtusöök, et oli natuke jäänud järele pikk poissi ja siis, aga mitte nii palju, et oleks saanud nagu terve lõuna. Viil pikk poissi ühe käega tehtud aikugi panni peal omlett, ma ei mäletagi, mis seal sees vist oli natukene seeni ja vist natukene porrut ja salat on jälle õunaga. Nii et see oligi viimane pilt veel. Siin on siis näiteks, seal on ka taga näiteks näha, et ma panin siis mandariinid salati sisse, siin on valge kala lillkapsaga ja ahjus tehtud lillkapsaga, salat ei ole lihtsalt taldriku peale veel jõudnud. Ja siin on meil kanafilee, ma arvan,
natukene värvilist aedvilja, jälle rohkelt salatit, et kui te vaatate, see taldrik on ikkagi suur, see ei ole selline väike, see ütleme selline salatitaldrik, vaid see on suur praetaldrik. No ma näitan, ütleme proportsioonis siis, et kui kliinik on selline, eks ole, ja siis taldrik on, näete ise, et kui suur see taldrik on. Nii et ja sellised on siis 2 toidukorda päevas ja see oli meie viimane, ma tegin ahjupeeti, kanakintsu liha ahjus ja siis on salat juures ja salati sees on ka näiteks granaate on puuviljaks. Et peet on aedviljaks, valguks on siis kanaliha, nii et ja sellised näevad välja siis lõuna ja õhtusöögid. Siin on ka üks viimaseid, natukene muna 2 portsu valku peab sööma ja siin oli pirniga salat. Nii et pirni armastan ma ka salati sisse panna, et mina ei tea, kuidas teised helpointlased söövad, aga meie teeme alati sellise segasalati. Ta tuleb mahlane ja on kõige lihtsam ja siis ei ole muret ka, et see puuvili nagu meelest ära läheb. Ja nii ongi, et 2 toidukorda lõuna ja õhtu on sellised, et ei ole mingit muret, et sul nagu ei ole süüa ja hommikusöök ju ka, et kui oled juba selle nii-öelda kaalulangetusperioodi läbinud, siis ju hommikul on 1 ports valku, 1 ports kas puuvilja ja 1 ports ju teravilja võib süüa juba siis. Nii et näiteks kohupiim maasikatega ja üks näiteks kas mingisugunegi viilleiba, pehmikut või mida iganes keegi siis armastab süüa. Nii et tegelikult ju kõht tühjaks ei jää ja keha saab toidetud pluss siis juurde need samad Nutrilite'i vitamiinid, mis on nagu Nutrilite'i farmidest pärit ju ka need Skin Nutritioni alusained. Nii et vot selline lihtsalt innustav, kuidas ma ütlen, et iga ühte me innustame seda programmi tegema. Vähemalt 1 kord läbi tegema. Vähemalt 1 kord läbi tegema, et tajuda seda kasutegurit, mis see annab teie enesetundele, energiale ja tervisele üldiselt. Ja väga huvitavad uued harjumused tekivad toitumise juures. Vot. Väga super. Ja aitäh teile ja veel boonusena kaalulangus, eks ole, sellel HealthPoint programmil, et kõik tegelikult see energia on ju tähtis ja ma kujutan ette, et innustus said paljudki, ka Koko eriala esindajad siin ekraanil, ma tean, need on olemas siin. Nii et väga isuäratavad pildid või mul hakkas küll suu vett jooksma, nii et väga aitäh ja see mõte just, et panna puuvili salatisse, et mina just ütlen, mina olen eelistanud, et ma pärast söön eraldi puuviljaga, peaks proovima võib-olla miksida, et aitäh veel kord, nii et aga siit edasi, kui meil juba söögist oli juttu, natuke maitsmisest, meil on eelnevalt kokku lepitud ka Martinaga, midagi väga põnevat, et äkki ta on nõus siis otse eetris maitsma. Ma ei tea, kas sa räägid ise või ma ütlen sissejuhatuseks, et see on üks uus toode, mida meil on võimalik siis tellida praegu nii-öelda Poola turu kaudu, et need on erinevaid turge, kus ta saab, aga meil kõige lähim või lähedasem ja kiirem oleks siis Poola ja Less Stress jook, mis siis sisaldab selliseid stressivastaseid aineid, toidulisandid, nagu näiteks seal olid kindlasti, ma ei tea, kas sul on käes see pakend äkki, näete sealt, on seal peal, sa võid meile lugeda, mis seal täpsemalt on. Nii, kui seal on. Vitamin B2, folic acid. Ja, foolappe ja joodiin, magneesium ja lemon balm ekstrakt, mis on siis sidrunheina ekstrakt äkki. Ja, just. Nii et ma saan aru, et nüüd palun, nüüd sa saad siis sellega teha magic'ut, manustada ja kommenteerida. Ma igaks juhuks ütlen seda ka juurde, et ta on küll magustatud, aga ta on gluteenivaba ja ka ta on laktoosivaba. Et kui tänapäeval on hästi palju levinud see laktoosiprobleem ja gluteeniprobleem, siis sobib ka nendele inimestele. Ja, nii et see on siis selline pulbri kujul ja näete siis. Musikapakike. Nii. Ma nüüd proovin selle lahti.
meeskonnatöö. Jah, isse kus. Ma nüüd teen selle juurde lahti. Igal pool vägi niisugust. Vaikselt. Väärt kraam. On küll kusjuures väga hea. Vaata, jook läks juba. Korraseks. Lõhn on küll väga hea. Vaatame. Nüüd on ta siis selline kollane. Täitsa sidru. Ja lõhn on väga hea. Selline mõnus nagu magus, aga nagu mitte väga magus. Maitse on küll väga hea. Tõesti hea maitsega on. Et kui mina olen selline hästi pirtsakas, siis... See lõhn meenutab hästi palju mingid lapsepõlve jooki, aga ilma keemiata. Lapsepõlv tuleb meelde, no siis saab ainult midagi väga head. Jumala hea. Üks selle tavalise vee asemene. Et lühidalt meie poolt on ta hästi kiidetud, ta on hea. Et ta ei ole väga magus, aga ta on selline mõnus, et mahe, et selline sidruni. Ja ma ei tea, kas ma olen hulluks näinud, ma tunnen nagu aprikoosi või? On ja aprikoos ja apelsini maitseline peaks. Et selline väga mõnus on, et ma nagu kujutasin natuke hullemat, et liiga hapu ei olnud. Ei ole, ta on mõnus, et selline mahedalt magus, et mitte nagu läila, aga selline mõnus. Et ma mõtlen, et kuna ma olen hästi valiv ja mul on nende maitsetega nagu on, et siis ma ei tea, ma arvan, et see küll sobib kõigile, kui see juba mulle sobib. Ja mul väga imetlusväärne, millised maitsemeeled sul on, et sa aprikoosi sealt tuvastasid teadmata, et see seal on. Mu elukaaslane on kokk, nii et ma olen vist kaasa saanud nendega. Treenitud, väga lahe. Selles mõttes on väga, väga hea. Mul on pärast üks hea lugu ka rääkida. Nii et. Aga äkki sa räägid kohe? Põhimõtteliselt mul oli täna üks ravimikoolitus. Nagu ikka meil meditsiiniga kaasneb ravimid. Ja selline klassikalised, et mis on seotud kurguhaigustega, seal valuvaigistid ja nii edasi. Hästi levinud firma, nimetama ei hakka, aga väga-väga levinud firma. Ja siis üks naisterahvas rääkis, et oi, et firma on nii looduslik ja teeb kõike looduse põhjal ja nii ökoloogiline ja et mahepõllud. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema, ma olen sellest firmast ise varem nagu lugenud ja ma tean, et sellel on ka natuke see kollase ajakirjanduse taustat ikka nagu jamasid olnud. Ja siis ma nagu küsisin lihtsalt puhtfüüsilisest huvist, et kuidas teie öeldud saab nagu võrrelda sellega, mis nagu räägitakse. Ja siis nad nagu ütlesidki, et umbes, et meid saab võrrelda nagu Nutrilaidiga. Mis oli minu jaoks nagu selline. Et ütleme niimoodi, et nad arvavad endast natuke liiga hästi. Kui ma võrdlen nagu seda, mida ma tean Nutrilaidist, mis ongi reaalselt nagu puhas, mis ongi nagu nii looduslik, kui looduslik saab miski olla. Ja selline klassikaline ravimfirma, mis teeb seal neid klassikaliseid vererõhuravimeid või valuvaigisteid, siis nagu ma olin natuke šokeeritud. Ma jagan natuke oma kogemust teiega. Aitäh! Kusjuures ega vaata ei oskagi reageerida. Esiteks see Nutrilait on ju pikalt juba aastaid olnud number 1 maailmas ja tohutult selles osas luubi all, et väga kontrollitud, aga paljud toidulisandid, mis apteeki jõuavad, ei ole kindlasti nii kontrollitud ja kas üldse on kontrollitud. Nii et... Nagu mul selle D-vitamiiniga oli ühe patsiendiga, kellel see allergiline reaktsioon tekkis. Just. Need ei tea, mis ained on, et kui tahta nagu konkreetselt tead, et sa tahad D-vitamiini, siis tasub võtta Nutrilait, kus sees on D-vitamiin, kõik mis purgi peal, seega purgi sees ja vastupidi. Nii et aga väga-väga nagu julge, et sa seda küsisid sellelt ravimfirma esindajalt ja et sa meiega jagasid ka, et aitäh teile mõlemale. Ma lihtsalt kuulen igapäevaselt sellest, kui hea see Nutrilait on. Nagu meie, kes see, kuidas kõiki see aitab ja mida kõik kasutavad ja nüüd ma kuulen nagu niimoodi sellest. Ja sul on oma kogemus ka kasutamisel, eks ole. Täpselt, et see oli selline omamoodi, et ma ei ole veel näinud looduslikku paratsetamooli, nii et kui see turule tuleb,
Ja, siis saame teada kõik sellest. Täpselt, kui nutrilaid ette ei jõua. Ja, väga. Sellega on ju nii, et kas ei ole nii, et kellega tahetakse ennast võrrelda? On ju? Muidu ka. Ega siis keegi ei taha ennast võrrelda või samastada kellegagi, kes ei ole seda väärt või kes ei ole piisavalt hea või ei ole minust palju parem. Et sa tahad ikka tahetakse võrrelda ju ennast parimatega või sama pulgale peale. Et selles mõttes on see täitsa hea näitaja, et kellega siis see firma püüdis ennast võrrelda või nii nagu need tuntud brändid ju ütlevad, et ühtepidi on jama, kui tehakse järele nende tooteid, aga seda leitakse jällegi ka hea olevat, et see on hea näitaja, et kui meie toode on selline, mida tahetakse järele teha, eks, et järele tegema pole ilus, aga see on nagu mingisuguse ikkagi kvaliteedi näitaja, et igat ühte ei jäljendata ju. Jah, see on nagu selline kadedus. Jah, nii et väga huvitav kogemus sul. Jaa. Väga hea teada, et siis teinekordki küsida, et mis võrdluseks tuuakse. Kusjuures aitäh veel kord siis Martina ja Ivo selle vau-efekti eest otse meile näitamaks ja tõesti, kes soovib seda sama Less-Stress jookit, küsige oma siia siis tooteõhtule kutsujalt, et kus seda saab, kuidas seda saab, võib-olla on kellelgi rohkem neid, et saab proovida, et tõesti praegu kevad hakkab tulema, siis stressitase ja kõik kehalised nõrkused võivad välja lüüa, et hoiame siis sellest nende vitamiinide ja immuunsustoodetega. Nii et, aga ma nüüd kiirelt murasin siin kohe meie programmi lõppu praktiliselt, et ma mõtlesin, et ma lihtsalt, kui tulles tagasi Skin Nutritioni, et kas Regina, oled sa veel meiega või oled sa kuskil kaugemal? Okei, võib-olla kuskil kaugel. Lihtsalt, et kuna ma ei andnud, et ma ütlesin, et Regina on kasutanud pikemalt ka need tooted, et tema enda kogemust küsida, et võib-olla siis teine kord, et kuuleme, mis isiklik kogemus on ja mis ka erinevus, et ka selle Skin Nutritioni turule tulemisega oli väga palju vau-efekte, et neid siis jagada. Aga praegu ma võib-olla räägiks siis meie olemasolevatest kampaaniatest, pakkumistest, mida siis lehel on näha ja kuna üks väga palju soovitud veekeetja, mis esimesel korral läks müügilt ära nii kiirelt telliti, siis praegu on ta veel lehel olemas. Seal on need superomadusi nii palju, et saab ise valida temperatuuri, kõik see tehnoloogia, kuidas ta on ehitatud, ajaline taimer, kõik sellised kõrgtehnoloogia jälle. Et see on olemas, kes soovib, jõuab veel tellida. Lisaks on meil olemas seal erinevad komplektid ja just vaadake, et on immuunsust toetavate toodetega. Sa saad tellida komplektis, ehk mis siis tuleb soodsam, et tugevdada siis oma tervist ja muidugi on seal ka teisi komplekte, et neid tasub ka vaadata sealt lehelt. Siis on meil ju veel Skin Nutritionist, et on niisutav ja pinguldava komplektiga. Lisaks saab siis väikse reisikomplektis oleva sellise tooniku, et kui tellida, kas siis niisutav see komplekt, kus on kreem ja vaht ja siis tuleb toonik juurde ja või siis pinguldav. Et selline väike armas reisikomplektis olev näomesi. Ja veel lisaks, mida ma juba võtsin siia juurde ka vaatasin, et ilusti on olemas veel lehel saadaval selline kingitus, mida ma ikka nii väga ise fännan, on siis rohelise tee lõhnaküünal, mida saab siis selle personaliseeritud seerumiga siis kaasa, kui tellida siis üks komplekt ja pluss üks ampull. Nii et selline puhas, värske ja mõnusa spaalõhnaline lõhnaküünal, et see veel täitsa olemas kinkimiseks ka hea. Ja see oli siis nagu sõbrapäeva pakkumise alla kuuluv küünal ja see komplekt. Nii, ma vaatan kiiresti üle.
meil praegu vist, kui mul jäi midagi mainimata kampaaniatest, võite täiendada, aga mulle tundus, et hetkel on olemas. Nutrilite'i 100 punkti challenge. Just, aitäh, kõige tähtsam. Ehk siis praegu on meil selline tiimisisene Nutrilite challenge ehk 100 punkti eest tellides siis Nutrilite tooteid, saata see tellimus või tellimused, see ei pea kõik ühes tellimuses olema, see võib olla kuu aja jooksul, veebruarikuus tellitud Nutrilite tootetes kokku 100 punkti, siis sa osaled väga lahedas loosimises, mis siis kuu lõpus meil siinsamas eetris toimub, nii et ma vähemalt arvan, aga jah, ei ole mõtet vist pikemalt edasi lükata. Nii et kes ei ole veel seda jõudnud teha, vaadake, lugege kokku, mis vitamiine või Nutrilite tooted olete tellinud ja siis tasub seal kindlasti osaleda, sest need vitamiine me sööme nagunii ja oma tervist tuleb toetada. Ja Poola tellimuse punktid lähevad ka arvesse. Jah, just Poola tellimus, sama stress, immuuno, et nii-öelda ma ei tea, kas ma võin öelda kummikommid, igatahes nad näevad välja küll sellised ja mina väga ootan neid juba, et see siis läheb sinna sama challenge'i arvesse, nii et vaadake üle, arvutage kokku punktid. Ja mis veel väga tähtis nüüd siit edasi liikudes, et reedel, kui meil on tavaliselt on süsteemi õhtu, siis sellel korral meil jääb süsteemi õhtu ei toimu sellel põhjusel, et ülivõimas Skandinaavia weekend seminar, mis saab siis algus juba reedel. Me väga paljud seal osaleme ja sinna saab veel pileteid, küsi ka jällegi kust, et Network 2 N21 mobiillehelt on juurdepääs olemas ja see on kõik on võimalik siis kas inglise ja ma saan aru, et tegelikult on seal ka vähemalt varem olnud eestikeelne tõlge, et kellel ei ole, vabandust, valeinfo, ehk siis inglise keel on kindlasti, et aga ma ütlen, energia tuleb sealt ikkagi, isegi kui seda keelt nii hästi valda, siis sa saad selle endale vajaliku energia kätte. Nii et kõigile, kes... Eelmine kord oli Skandinaavia vest lihtsalt koos Baltikumiga, sellepärast olid balti keeled ka ära juba ette tõlgitud. Aga nüüd on ikkagi ainult Skandinaavia maad ja lavakeel on ingliskeelne. No siis saab hakkama. Ja kuna peaesinejad ei ole inglased või ameeriklased, siis suure tõenäosusega saab lihtsalt aru, mida nad öeldavad. Just, väga hea. Nii et ei tasu olla nukker, et läti keeles ei saa seekord lugeda, õnneks on inglise keeles, nii et kõik siis olete oodatud ja et seekord järgmine kord me kohtume siis ütleme sellise plaanipärase tooteõhtuga teisipäeval ja ma arvan, et tänaseks, kui kellel Annela, palun. Nii, mul on siis väike ja kiire info. Täna oli väga pikk päev. Ärge unustage kotti panna endale XS-i batooni, mis on superabiline, kui teil on väga pikad päevad. Ja ma tean, et koolilastel hakkavad tulema eksamiperioodid, nii et see less stress võiks olla seal väga hea abiline, aga ka järgmise tooteõhtu teema võiks olla see, kuidas teie lapsed saavad meie kaubamajast väga häid tooteid. Nii et olge terved minu poolt. Ja aitäh, kindlasti ärme unustada ära ka laste tervist absoluutselt ja batoonid kotti, nii et super, aitäh jagamast ja aitäh, nii tore oli teiega siin olla. Ma arvan, et kui me siis hakata edasi kes siis oma jooki tarvitama või vitamiini võtma ja olge siis tõesti kõik terved ja näeme juba varsti. Võib-olla juba siin. Ilusat õhtut. Ilusat õhtut. Aitäh kõigile.